Kas sa teadsid, et sul kulub vaid 4 minutit, et leevendada seda valu lülisambas, seda seljavalu, mida sa praegu tunned? Seljavalu põhjuseid on palju. Tavaliselt on need seotud lihaste tasakaalu häiretega. See tähendab, et mõned lihased on jäigemad, pinges ja tugevamad, samas kui teised on nõrgemad. See meetod, mida ma sulle nüüd õpetan, leevendab alaseljavalu kuni 90% inimestest. Seega on väga tõenäoline, et just see ongi see, mida sinu selg vajab. Selle harjutuse jaoks hakkame me treenima koostööd lihaste vahel, mis asuvad selgroo ees ja lihaste vahel, mis asuvad selgroo taga. Esimeses harjutuses heidad sa kõhuli, nii et sul oleks võimalikult mugav. Võib panna näo küljele, käed alla või käed üles, nii nagu sul kõige mugavam on. Ja et sa üldse ei tinga. Rahulikult, vaikselt. Püüa märgata, kuidas su hingamine liigutab õrnalt su selgroogu. Ja teise harjutuse jaoks jääd sa sellesse asendisse siin vaata. Küünarnukid toetuvad. Proovi asetada küünarnukk otse oma õla alla. Mitte ette ega taha. Pane see otse oma õla alla. Vaata otse ette ja oota 2 minutit selles asendis. See aitab parandada diafragma ja sinu nimmelüli suhet. See aitab venitada selgroo ees olevaid lihaseid. See tähendab, et see suurendab ja avab rohkem ruumi lülide vahel. Ja see annab sulle veel lõõgastustunde, sest see on mugav asend. Kui sa oled selles asendis, siis ideaalne oleks, kui sa tunned, et valu, mis on jalas, tuharas või tuharalihases, liigub selgroole lähemale. Või siis see hakkab vaikselt vähenema nende 2 minuti jooksul. Kui valu hakkab liikuma selgroost eemale ja laskub jalga, siis peata harjutus. Sobib? Need 2 harjutust on enam kui piisavad, et sinu valu leevendada. Aga kui sa pole siiani veel meeldib nuppu vajutanud, siis nüüd sa kindlasti vajutad. Ma näitan sulle harjutust, mida teha siis, kui see valu hakkab leevenema. Kui valu on jäänud ainult viimase 10% peale. Ma näitan sulle viisi, kuidas saada 100% terveks. Ja üks viis, kuidas sa saad selle valu täielikult kohe kõrvaldada. Pea meeles, et see harjutus on edasi jõudnutele mõeldud harjutus. Seega pead olema juba kõige ägedamast, kõige tugevamast valufaasist üle saanud, et saaksid seda harjutust proovida teha. Sa oled ilmselt juba märganud, et me suurendame järk-järgult lülisamba sirutust. Nüüd lõppfaasis viime lülisamba maksimaalsesse sirutusse. Nii et sinna, kus su küünarnukk oli, paned nüüd käed, proovi hoida lülisammas võimalikult lõvestunud ja jõudu kasuta ainult kätes. Ja siis sirutad. Siruta käsi nii kaugele, kui suudad ja tule tagasi. Tee seda liigutust 10 korda. Mine nii kaugele, kui saad ja tule tagasi. Iga kord, kui üles tõused, proovi natuke kaugemale minna ja tule tagasi. Kui teed seda 10 korda, näed, et see valu harjutuse jooksul väheneb, kuni kaob täielikult. Ja kui soovid rohkem videoid selja kohta ja kuidas neid valusid leevendada, jätan siia kaardile seljavalu teemalise esitusloendi. Nüüd saad naerda ja lõbutseda võtta apsude üle. Mina lõpetan praegu, suur kallistus ja järgmise korrani. Vau! Seljas, alaselja valu. Sellel on palju erinevaid põhjuseid. Ja ta viivitab oma võluga. See on fantastiline. Tšau! Ei, ma tahan veel natuke rääkida. Sinu kanali nimi ma mõtlesin, ma tahan veel natuke rääkida. Ma olen selle kanali omanik. Mitmeid.